Tere hommikust kõik müügiinimesed, kell on peagi 8 saamas ja olen oma koha sisse võtnud siin kõige parema hommikusöögiga kohas Tallinnas. Võite juba isegi pakkuda, mis koht see on, kus on kõige mõnusam hommikul putru süüa. Ma loodan, et eelmine nädal läks suurepäraselt hästi. Ma loodan, et te tegite palju komplimente, mida te päriselt südamest mõtlesite ja saite ka mõnusat tagasisidet teie koostööle. Tänane päev ja 49. müüginädal, mõelge, kui vähe on veel lõpuni jäänud. Milline on minu tänane mõte või selle nädala mõte? Mõtlesin eile, kuidas seda teemat sisse juhatada. Ja siis mul meenus üks seik väga ammusest ajast. Ja see seik oli selline. Ma kunagi tegin praktikat peale kooli ja toimetasin siis autoteeninduses. Ja ma pidin praktika käigus siis tegema erinevaid hooldustöid. Ja loomulikult antakse igale praktikandile ka juhendaja ja ka mul oli väga äge juhendaja. Ja juhendaja siis palus mul teha igasuguseid töid, mis siis tavahoolduse juurde kuulusid. Esimestel kordadel loomulikult kontrollis, kas ma saan nende töödega hakkama ja kontrollis, kas poldid on kinni. Ja kuna ta jäi tööga rahule, siis aina rohkem ja rohkem lasi ta mul asju ise teha. Nüüd, kui minu juhendaja läks ära puhkusele, siis anti mulle uus juhendaja. Uue juhendajaga oli selline nali, et tema jäigi neid polte kontrollima minu järgi. Kogu aeg olid poldid kinni ja kõik oli hästi. Aga millegipärast oli tal kogu aeg sisemine hirm, et äkki poldid ei ole kinni ja kõik ei ole hästi. Ja ta kontrollis ja kontrollis. Minust tekitas see loomulikult tunde, et kuule mees, mis sul viga on, et miks sa seda teed. Nüüd tagantjärgi, peale 15 aastat tagasi mõeldes, sain ma aru küll, miks ta seda tegi. Nimelt oli tal hirm ja pidev hirm selle ees, et ta ei julgenud lihtsalt inimesi usaldada. Nüüd kui mõelda nendele kahele inimesele järgi, mis neist sai, siis ühest sai spetsialistist juht ja teisest kahjuks ma midagi enam ei tea. Te võite ise pakkuda kummast kumb. Aga tänane teema, kas tõmbab või tõukab. Ja tänase teema mõte ja selleks nädalaks minu mõte on see, et kui teil on inimesed, kelle tulevik teist sõltub, olete te, ma ei tea, müügitiimi juht, müügidirektor, ettevõtte juht, selle ei ole ka sügavat vahet. Kui teist sõltub inimeste käekäik ja hea juhi tunnus on ju see, et hea juht näeb inimeses rohkem, kui inimene ise endas näeb. Ja hea juht paneb ka heas mõttes inimesed proovile. Selles mõttes lihtsalt, et paneb nende ette väljakutsed. Ja see minu esimene näide oli ainult selline alguse näide minu karjääris, et mul on olnud 3 sarnast juhtumit peale seda. Ja kõik need juhtumid on olnud ühtemoodi, ehk siis juht on näinud minus mingit sellist nurka, mida mina ise veel ei ole endas näinud. Ja esitanud mulle väljakutse, et kuule, ma arvan, et sa saad selle asjaga suurepäraselt hakkama. Kas sa oleksid valmis seda proovima? Ja teate, et elus on alati niimoodi, et kui sa ise mõtled, kas sa oled valmis, siis sa ei ole mitte kunagi valmis. Ja sa ei saa olema mitte kunagi valmis minema järgmisele astmele. Ehk siis võtma vastu mõnda suurt väljakutset ja see on täiesti okei. Ja see on täiesti okei, kui sa ütled oma juhile või ülemusele või kellele iganes, kes sind suunab, et ma ei ole kindel, kas ma saan sellega hakkama. Ja nüüd on tema asi sinusse uskuda ja öelda, et ma olen enam kui kindel, et sa saad sellega hakkama. Ja lihtsalt proovi, sul ei ole kaotada midagi. Kui sa isegi ei saa sellega hakkama, siis sa oled ikkagi võitnud ühe väga murrangulise arenguetapi. Ja õnneks mul on ka olnud õnne nende kõige 3 katsumusega hakkama saada ja need katsumused on mind arendanud kõige rohkem elus. Seega minu selle nädala soovitus, ükskõik kummal pool sa oled, kas sa oled juhi pool või oled sa töötaja pool, siis kui sa oled juht, siis vaata oma tiimis ringi, vaata ja jälgi inimesi, vaata, kes on valmis järgmiseks katsumuseks ja suurema ampsu võtmiseks. Usalda neid inimesi, paku neile väljakutset, sest sa arendad neid nii tugevalt, et sa isegi ei oska endale ette kujutada, kui tugevalt need inimesed arenevad. Nüüd hästi palju on visatud mõtteid õhku sellest, kas detsembris müük käib või müük ei käi. Minu kogemuse põhjal jagunevad inimeste arvamused täpselt 2 leeri.
Esimene grupp arvab seda, et detsembris on suurepärane müüa, sest mitte keegi teine ei müü ja õhk on justkui puhas. Teine grupp arvab seda, et detsembris ei tohiks müügiteemasid üldse puutuda. Detsember on ainult aitäh ütlemise aeg. Ja miks nad seda arvavad? Esiteks nad arvavad seda sellepärast, et inimesed hakkavad aastat kokku tõmbama. Ja kui see sinu sissejuhatus müüki jääb vanasse aastasse, siis jaanuaris pead sa oma jutt hakkama uuesti üle rääkima. Ja pigem on mõnus juba alustada jaanuaris puhtalt lehelt. See, kuidas on see sinu peas ja kuidas sina oled oma kogemuse põhjal detsembris müüki teinud, ma ei oska seda öelda. Ükskõik kumb see ka ei ole, siis hea on see, mille sa valid. Selleks nädalaks minu sõbralik soovitus sulle, aasta on kohe läbi. Vaata, millised su katsumused on olnud, kui sa oled juht, siis vaata inimesi ja anna neile ette uued katsumused, võib-olla mitte detsembris, aga kindlasti juba jaanuaris. Ja aita neile areneda, tõmba või tõuka, kuidas iganes sa tahad öelda, et järgmisele levelile. Sest nende tulevik sõltub väga paljustki sinu käigust ja sinu väljakutsetest. Need olid 29. müügiminutid. Ma jagan mõtteid oma viimase 15 aasta müügikogemusest. Põrgata mulle mõtted, kui sinu peas on mingi suur küsimus lahendamata. Aitäh, et oled mind kuulanud ja kindlasti sõidame koos ka uude aastasse. Ciao!